Me oleme jõudnud Tallinna lennujaama ja meie lõppsihtkohaks on Oahu saar ja kõige esimene peatus on meil Helsingi, sealt edasi me lendame LA-sse ja sealt juba Oahu saarele. Nüüd me lähme kohe Los Angelese lennu peale, mis kestab 11 tundi ja siis seal saame veel 3-4 tundi koha peal passida, et lõpuks saada lennata Oahu saarele. Nii et tuleb põnev trip. Nüüd 11 tundi piinavat istumist. Hullu midagi, tõmbad nosu täis ja magad nagu mõmmi. Rahvast rohkem kui inimesi või? Laps on hoitud, süda on rahul. Põder või? Ora! Kui ilusad istmed siin on. Ma ei ole kunagi Ameerikas käinud, nii et nii ilus lennuk on. Oota, ma proovin, kas siin leegruumi on või? Väga mõnus. Siin istub küll 11 tundi ära. Nüüd me oleme jõudnud Los Angelesse. 11 tundi lennusõitu on selja taga. Eestis on vist praegu kell 3:30 öösel või? Me saime 11 tunni lennusõidu ajal magada 1 tunni, nii et päris väsinud on olla. Aga õnneks 2 tunni pärast läheb kohe siit lend edasi Oahule, Honolulu lennujaama ja siis me saame lõpuks magama. Aga praegult, kusjuures me lähme tõstame need kohvrid mingi lindi pealt teise lindi peale ja siis me saame minna veenduda, et meie värav ikkagi eksisteerib. Väga mugav on lennuk. 6 tundi nüüd lendu ja siis oleme lõpuks kohal. Meevad on 11 aega hapnikuga rikastatud. Ja me olemegi jõudnud Honolulule. Me sõitsime nüüd 6 tundi. Ma arvasin, et see viimane ots on eriti õudne ja hull, aga me 1,5 tundi magasime, 1,5 tundi vaatasime filmi ja ülejäänud aja me tutvusime kohaliku ameeriklasega, kellega rääkisime ja võrdlesime Eestit ja Ameerikat, nii et meil olid väga vahvad vestlused, on ju. Nüüd me peame minema siis otsima üles oma kohvreid ja minema esimesse majutuskohta. Et Siim võttis esimeseks majutuseks midagi siia lennujaama lähedal, et me ei peaks täna rohkem seiklema, nii et homme me lähme oma päris kohta. Õhk on täiesti selline troopiline, väga mõnus soe, aga selline tunne nagu oleks troopikamajas. Meie majutuskoht asub 13 minuti jalutuskäigu kaugusel, nii et me mõtlesime, et me lähme sinna jala. Tutvume linnaga, siin on praegult kell 12 öösel, nüüd on juba 1 võib-olla, nii et siin on väga-väga pime, aga mõnus soe, nii et lähme jalutame, vaatame, kus asub. Ma ei tea, mis sillaaluseid pidi Siim meid toob, aga siin keegi magab keset tänavat nagu. Et isegi on veits kultuurishokki. See ongi meie. See näeb täpselt välja nagu mingisugune prostituutide hostel kuskil Netflixi seriaalis, kuhu sa mind toonud oled. Happy honeymoon! Kõiki kuuema. Tell on muidugi õnneks see. Hello! 12. korrus. Naise penthouse. Kuule, pole häda midagi ju. No täitsa viisakas tuba ju, ma kartsin palju hullemat, nii et esimeseks sööks kõlbab küll. Ja vannituba on ka täitsa viisakas sellise asja kohta. Ma tahtsin tegelikult ühte asja, tahtsin veel näidata, et tegelikult terve selle reisi on minu käsipagasiga kaasas olnud ka minu pulmakleit, nii et ma võtan selle parem siit seest välja. Ja nüüd tuleks see kuskile rippuma panna. Igal juhul lend oli väga väsitav, nii et nüüd käime pesus ja lähme magama, nii et homme näeme jälle. Tere hommikust! Ma tahtsin näidata seda, et kui me eile saabusime täiesti kott pimedas, siis me tõesti oleme täiesti lennujaama ääres. Ja just tuli uudistest tormihoiatus, nii et võib-olla tuleb siia üks keeristorm ka, ei kujuta ette. Thank you!
meie odava hotelli võlud. Hommikusööki serveeritakse papptaldrikute pealt ja ega siin väga mingisugust valikut ei ole ja väga apetiitne see asi välja ei näe, aga kõht on jube tühi, nii et proovime, äkki see muna on hea ja muidugi noad kahvlid tulevad siin ka. See vorst nägi väga kohutav välja, ma seda vorsti ei hakanud isegi võtma mitte, aga noad kahvlid on ka ikka plastikust. Kohvi oli hea vähemalt. Ja siis teine asi, mis ma võtsin, on mingi kartul. Sellel on isegi maitset, aga valik on mega kehva. Siin võileiba isegi teha ei saa, et sai ainult saia röstida ja kõik sinna peale midagi võtta ei ole. Ja siis mingid siuksed muffinid võtsin ka. Paku, mis siin sees on? Banaanimuffina. Banaaniga. Ma vihkan banaani.